tänasel õhtul jagan sellist sõnumit, mis paneb meid natukene läbi katsuma, et millises olukorras me oleme isiklikult, millises olukorras oleme kogudusena, kristlusena siin selle maailma keskel. No Paulus Rooma kirjas 12. peatüki alguses väga selgelt hoiatab selle eest, et ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meeleuuendamise teel. Ja sellepärast, et ajastud, milles me elame, need tahavad tegelikult meile mõjuda. No oli nõukogude aeg, siis oli mingis mõttes oli natukese nagu lihtsam, et oli selline jumala eitamine ja meil kristlastena oli väga lihtne nagu eristada. Selle jumala eitamisega kaasa ei lähe, meil on jumal oma koha peal ja sellepärast oli see mõtteviis ei olnud nagu selline otseselt meie peal nagu selliselt absoluutselt nagu mõjumas. Ja kõige selle koha pealt, ütleme, kas või loodu koha pealt oli, ütleme, sellel ajal, kui ma mõtlen seda Nõukogude Liidu aega, et see oli selline, et me ei palu, et isegi, ütleme, et ei kummardatud loodust ka, et me võtame sealt, paneme jõed ka tagurpidi ja ütleme, et see suhtumine oli selline, et me teeme kõik, mis me tegelikult tahame ja teeme seda ilma Jumalata. Selline mõtteviis oli. Ja ütleme, kristlasena, oli siis nagu ääretult tegelikult nagu lihtne lihtsalt nagu eristuda ja olla teises positsioonis ja oma mõtteviisis ja oligi see nõnda. Praegu on teistsugune tegelikult aeg. Praegu on niimoodi, et väga palju nagu selliseid erinevaid asju, mida tegelikult on hakatud kummardama. Ja ütleme, et ega kristlust ei ole otseselt nagu välja visatud, vaid pigemini on niimoodi, et igasugused asjad on nagu kõrvale tulnud. Ütleme, et kui see, Nõukogude Liit ära lagunes, mis siis juhtus? Siis juhtus nii, et nõiad pääsesid vabadusse, igasugused need värgid tulid, kõiksugused valed religioonid ja värgid, igasugused kirjandused, asjad, kõik äkki tulid. Ennem seda ei olnud, sest et ütleme, et kommunistid valvasid selle üle, et ei oleks nõidust, ei oleks mingisuguseid usuasjasid üldse eriti nagu ja sellepärast oli paljud asjad olid nagu pandud nagu lihtsalt nagu jõuga sellises mõttes nagu korda. Aga kui tuli vabadus nagu sellises mõttes nagu ka kõige sellise vaimse jaoks ja mõtteviiside jaoks, siis see on muutnud tegelikult olukorra palju keerulisemaks. Ja nüüd on nii, et täna öötunnil, kui olin issand ees, tegelikult sain selle sõnumi ja sellepärast jagan seda, et ära tunda, et milline on see selline maailmameelne kristlus ja kogudus üldse ja võib-olla meie ise ka. Ja nüüd üks selline asi on niimoodi, et millised teemad tegelikult on koguduse keskel nagu üldse nagu, mille ümber nagu räägitakse, millega nagu tegeldakse. See on ka üks väga tugev tegelikult näitaja selle koha pealt, et kas need on nagu maailmast laenatud. Ütleme, et praegusel hetkel ongi niimoodi, et hakkasid, ütleme, kas või need loodushoiud ja värgid ja ühel hetkel hakkasid keskkonnateemad ja värgid hakkasid kogudustes olema, ütleme, et kui lapsepõlves olid, siis mitte kunagi nagu sedasi nagu seda ei rõhutatud, sellest looduskaitsest, ütleme, tollel ajal nagu räägiti ka, aga see oli selles maailmas, aga see ei olnud nagu koguduses, et kunagi ei olnud koguduses, tuleb mingisugune looduskaitse jutlus. Meil on Rooma kirjas teada sedasi, et kogu loodu on ootamas, et Jumala laste auilmseks saamist. Loodu tegelikult ootab, et me Jumala lastena oleksime mõjumas, et meil oleksid ilmutused. Loodu ootab tegelikult hoopis sedasi, et oleks neid uuesti sündinud inimesi siin selles maailmas. Loodul on see kõige parem tegelikult, mis olla saab. Aga ütleme, et selle maailma mõtteviis on jälle selline, et nii on. Ja sellepärast on niimoodi, et koolis olid sellised asjad, et paberitükk on põrandal ja siis kes selle üles võtab ja räägib ja ütleme, niisugused olid koolilaste niisugused lood seal kuskil lugemikus või kohas, teatud asjad. Aga vahepeal juhtus sedasi, et koguduses on siirad palved, Jumal aita, et keegi prügi maha ei viskaks. Tead, ma teen sedasi, et tore palve on küll, aga minu mõelest on see selline, et seda nagu, see ei ole nagu mingisugune nagu teema nagu sellises mõttes, et nagu selliselt läheneda. See on loomulik tegelikult, et me seda nagu ei tee. Aga selle maailma mõtteviis on pannud tegelikult, ma näen sedasi, et lapsed ja asjad küll neid kasvatatakse, et nad on mingisugused maailmakoristajad ja konid ja korjajad ja tead, ütleme, et täiesti uued sellised, ütleme, lähenemised ja asjad lihtsalt tulevad siia. Ja vaata, ja lugu on tegelikult selles, mis sealt Rooma kirja esimesest peatükist on, et vaata, on hakatud loodud kummardama ja praegusel hetkel on nagu see asi on pööratud sinna ja see on ju nii, vaata see looja ja loodu on isegi oma sõna poolest on ju nii lähedased, et inimestele nagu see tundub, et see on nagu selline loomulik asi, aga apostel Paulus teeb ühesõnaga väga selge vahe
selle koha pealt, et inimesed, me tegelikult ei tohi tegelikult nagu sellesse nagu sattuda. ja sellepärast ma vaatan sedasi, kus see salm siin on. Esimeses peatükis on sellest Korintuse või selles Rooma kirjas on kohe sellest öeldud sedasi, 25 salm. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja ning austanud ja teeninud loodud looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Ja sellepärast on see niimoodi, et me elame praegu selles ajas, kus ütleme, et loodule on pandud tegelikult seda rõhku ja paraku see niimoodi on. Ja kallid, see on nõnda, et ma täna niimoodi mõtlesin selle koha pealt, et ma ei ole seda lugenud, endal tekkis nagu põnev mõte sedasi, et lugeda ilmutuse raamat läbi. Mis juhtub looduga, kui kõik need kausid ja pitserid ja pasunad ära puhutakse, sest seal on väga palju on otseselt, mis paneb just sellele loodule pihta. Ma ütlen, et kui selle pilguga võtta piibel kätte, ära lugeda, siis on see niimoodi, et siis selle loodushoiuga läheb päris keeruliseks. Aga ometi me näeme sedasi, et see tuleb nagu sealt poolt, see tuleb Jumala poolt ja see puudutab tegelikult seda maailma. Ja Jumal ei ole absoluutselt, tegelikult ei ole probleemis nagu sellega, et vahepeal on kõrb. Ja ta paneb kõrbe aljendama. Ja vaata, asi ei ole absoluutselt mitte nagu selles, meie inimestena oleme nagu sellised, et meie jaoks on see nagu raske. Aga kui Jumal hakkab uut tegema, siis ta tegelikult teeb seda igal pool, kus ta iganes seda teeb. Ja sellepärast lihtsalt nagu see üks selline mõtteviis. No nii, mõni kogudus võib-olla vahest väga satub ka kõigisse nendesse, nendesse uudistesse ja riikide ja rahvaste ja sõdade ja nende olukordade keskele, millest siis arutatakse ja palutakse, on ikkagi, et kiitus Jumalale, pole siin Eestimaal kuulnud sedasi, et palutakse, et Jumal anna meile neid rakette ja värke ja ka on siirad palved olnud sedasi, siin praegusel ajal, kus palutakse lihtsalt, et oleks relvasid, millega saaks rünnata ja teha. Ja vaimu täis kogudused on selliste palvetega tegelikult vahest Jumala ees. No igasugu palvesoove, ja mis on koguduse keskel ja saavad ühtäkki nagu tähtsaks. Ma ei ütle sedasi, et me ei peaks absoluutselt nagu mitte rääkima sellest, mis siin selles maailmas on toimumas ja mis on sündimas. Sellepärast, et vaata, küsimus on selline, et me ei ole mõjumas maailmas hästi, kui me lihtsalt väldime teemasid. No mõtleme, et võtame seda, kas või seda teise maailmasõja alguse aega, eriti kui seal, Hitler Saksamaal tõuseb ja seal oli oma roll ja koht oli ka kristlusel. Ega need pruunsärklased istusid kogudustes esimestes ridades. Ega need ei olnud sedasi. Vöö peale oli kirjutatud, et Jumal on meiega. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja nüüd nagu kritiseerida kirik, absoluutselt nagu julgenud sedasi seda teha. Ja tegi selles mõttes valesti, sellepärast, et seal oli rassivihkamist ja seal oli, paljud valed asjad, millega põhimõtteliselt nagu tegeldi, millele oleks võinud vastu astuda. Olid üksikud, võiks ütelda, Jumala lapsed, olid üksikud need lähedased ka, kes olid Hitlerile päriselt, kes oma elu hinnaga tegelikult hakkasid vastu. Ja sellepärast nad tegid seda ja nad ei häbenenud nagu tegelikult oma seisukohta. Ja sellepärast on nii, et see on nagu tõsine küsimus nagu meile, et kuidas meie siin selles maailmas käitume, et kas me vaikime teatud teemadest, kas me ütleme, et meid ei ole lükatud praegusel hetkel niimoodi vastu seina, et ütle nagu mõne asja koha pealt nagu seda seisukohta. Seda juhtub tegelikult, ja praegusel ajal ka samamoodi, et teatud põhimõtete kohta lihtsalt kohe küsitakse, et anna vastus, et kuidas sa suhtud. Ja kallid, ma ütlen sedasi, Kristust me häbeneda ei tohi. Kes mind häbeneb, seda häbeneb kord Jeesus, kui ta tuleb koos oma pühade inglitega. Sellepärast on see nii, et täna nagu selline, nagu tõsine nagu selline teema ja mõte, millega olen praegu teie ees. Ja see on mulle endale vajalik ja ma usun sedasi, et meile, kes me oleme, kuidas ütelda, kes me oleme sellises kuulutajate positsioonis ja kes me oleme need rääkijad, meie jaoks on see tegelikult veelgi tähtsam. Sellepärast, et kui meie kuidagi nürilt räägime edasi Jumala sõna, pehmendame neid asju, mis on. Ja paratamatult me näeme sedasi, et paljud teemad on tegelikult, muutunud, pehmeks praegusel ajal. Kas või abielu teema, et kas või selline lahutuste nende teema, see on selline, et see on läinud niimoodi, et vaata, kristlaste hulgas on seda ka nii palju juba tekkinud, et lihtsalt sellest, põhimõtteliselt on niimoodi, et imelik on nagu rääkida. Olgugi, et piiblis on väga selged seisukohad ja asjad on olemas, Jumal ei ole absoluutselt ennast muutnud.
muutunud nende asjade koha pealt, aga me näeme sedasi, et inimestena ütleme, et me lihtsalt elame ja käitume vahest täiesti teistmoodi ja mõtleme, et niimoodi nagu võib, et küll Jumal sellega nagu arvestab ja muudab. Ei, Jumal ennast ei muuda. Kõik need asjad, mida me tegelikult teeme, kõikidel asjadel tegelikult on tagajärjed ja tõsised tagajärjed ja need on, kuidas ütelda, et nagu meie patud lähevad edasi. Ütleme, et kui on lahutused kipuvad edasi minema järeltulevas soos, erinevad patud ja värgid, lihtsalt tegelikult lähevad. Kui, ütleme, et mingi suund nagu sisse tallatakse, see lihtsalt läheb. Ma mäletan, kord siin oli, et Võrumaal üks mees, kes varastas ja korraks olime ise ka, et meie asju ka varastas ja maal sellest ühest majast, kus me ka siis olime tegutsemas ja siis tuleb välja hiljem sedasi, et isa oli varas ja poeg oli varas ja ütleme, et ja põhimõtteliselt oli niimoodi, et kui seda varast me vaatasime, mäletan tookord, kui politseiga läksime sinna koju, kõik need, kes olid siis selle varga käes kannatanud. Ega meil ei olnud nagu mingisugust sellist, kuidas ütelda, nagu isegi vihatunnet, nagu kahjutunne oli ühest inimesest. Et sa elad ühte sellist õnnetut elu tegelikult, sa lihtsalt elad ühte sellist õnnetut elu. Politsei ütleb sisse, et lükka kapp eest ära, sest ta oli 3 poolega riidekapp oli, selle taga oli üks uks, kus olid need varastatud asjad, olid kõik pandud, politsei teadis, et seal on veel üks tuba tegelikult, aga ta oli nagu kapi taha selle ühe toa ukse nagu ära peitnud. Ei ta saanud peita midagi, nihutas oma kapi sealt eest ära ja me hakkasime oma asju sealt siis sorteerima ja ütleme, et tõesti oli keeruline. Mul ühe poja jalgratas oli ära võetud ja siis oli nii, et katsu tagasi saada. Ta ehitas need jalgrattad kõik ringi, kõik varastatud jalgrattad, ühe pealt sadul ja teise pealt esikahvel ja siis rattad ära ja kõik oli segi aetud ja kõik olid värvid sassis ja kes siis saab võtta selle ratta tagasi? Üks asi on siin ja teine asi on teise ratta küljes ja kuidagi me seal midagi jagasime ja midagi me seal tagasi saime. Ja sellepärast, kallid, me elame siin selles maailmas, kus ütleme, inimesed, kes on tegelikult nende pattude keskel, ma täna saate aru, et ma ei ründa täna nagu ei teid ega neid patuseid, kes on siin selles maailmas. Aga et lihtsalt nagu püüame nagu aru saada, et millises olukorras nagu meie oleme. Et kas me oleme võtnud sellise positsiooni, et me nagu vaikides võtame asju vastu. Ütleme, et me vahest poeme tegelikult, teate, kus kohta, näiteks Rooma kirjas on palju neid igasuguseid asju, mida võib täna siin ka ütelda. Näiteks, et tuleb alistuda võimudele, iga hing alistugu valitsemas olevale võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest ja olemasolevad on aga Jumala seatud. See on Rooma 13.1. Ja teate, see on hea võimalus tegelikult vahest pugeda sedasi, et ka Jumala tahtest kõrvale. Sest et valitseja ütleb teatud asja, mida tuleb teha. Ja nüüd on niimoodi, et ja isegi kui me isegi oma südames vahest nagu tunneme seda, et kuule, see on nagu viltu ja vale, mida praegusel hetkel nagu nõutakse ja Jumala vaim annab ka südames märku, aga alati ei julge ja nagu vastu hakata, alati ei julge nagu erineda. Ja siis on vahest nagu lihtsam sedasi pugeda selle salmi taha, et ütleme, need sõnaga ütleb meile, et nii peab. Aga me näeme sedasi, et võtad seal, apostlid ütlesid, seal juutide suurkohtus ütles, et kelle sõna tuleb rohkem kuulata, kas teie sõna, seda suurkohtu sõna või Jumala sõna ja sellepärast nad orienteerusid selle järgi või oli seal, ütleme, see kuldkuju kummardamine või see palvekeeld või asjad. Ja me näeme sedasi, et on teatud puhud, kus tegelikult on niimoodi, et kus ei tule võimudel alistuda. Egiptuse need suured ämmaemandad ei pidanud Vaaro käsul alistuma, et Egiptuse poeg lapsi hävitada. Ja nad ei teinud seda, Jumal õnnistas neid sellepärast, et nad hakkasid tegelikult Vaarole vastu. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei tohi selliselt, kuidas ütelda, nii lihtsalt tegelikult neid otsuseid teha, et sõna ütles nii ja me võtame selle salmi ja poeme selle taha peitu. Teate, Jumal näeb, kas see on peitu pugemine, kas see on argus, kas see on kartus või mis iganes tegelikult, mida me siis nagu sellel hetkel siis oleme nagu tegemas. Ja nüüd ütleme need proovid, mis praegusel hetkel on käinud tegelikult sellest maailmast üle. Need on lõhestanud tegelikult Kristust väga palju. Võtame see kas või see 20 aasta, mis on juba 5 aasta taha läinud, aga põhimõtteliselt see ikkagi parasjagu tegelikult lõhestas Jumala laste arusaamist. Inimestel oli raske, osad jätsid kogudusi, lahkusid, läksid teistesse kogudustesse, ütleme need asjade pärast ja kallid, ega see ka nagu tegelikult ei aita tegelikult, ütleme, et kus me ringi jooksime, otsime. Kui me loeme ilmutuse raamatust, siis me näeme, et probleemid olid kogudustes ja ega koguduse issand otse
otseselt ei ütle, et mitte kellelegi, et kuule, et vahetage kogudust, et noh, minge sealt Pergamonist Thyatiratesse ja minge Philadelphiasse või vaadake no kuskile normaalsemat, nagu ütleme, nagu sellises mõttes, et kus te parem, ei, absoluutselt see ei olnud see, et nagu seda oleks soovitatud, vaid igat kogudust tegelikult õpetati, et tuleb nendes olukordades, mis on, tuleb õieti tegelikult hakkama saada. Ja sellepärast täna samamoodi on nii, et need asjad, mis on üle käinud, ega need ei ole, kuidas ütelda, juhuslikult ega ilma Jumala teadmata, need on Jumala teadmisel, kõik asjad, mis on meist üle käinud. Ja kuidas me tegelikult oleme siis nagu käitunud ja sellepärast, noh, see nii ongi. Nii et kogudusena, noh, ütleme, meie selle maailma keskel peame orienteeruma tegelikult selle pühavaimu tuule järgi, mis on siin selles maailmas puhumas. Ja Jeesus on palvetanud meie eest, ma võtan mõned kohad nüüd, võtan Jeesuse sõnad siia vahele, võtan näiteks Johannese evangeeliumist, võtan 15. peatükist ja loen 18. salmist, kuidas Jeesus õpetab. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta on mind vihanud enne. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud, ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki, kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Ja siis ütleme seal samas 17. peatükk, kus on Jeesuse palvest meile räägitud ja 14 salm sealt edasi loen. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sest sinu sõna on tõde. Ja sellepärast, kallid, näed, et me elame siin selles maailmas ja nagu selle Markuse evangeeliumis ja Lukas ka, kus öeldab, et selle häbenemise koha pealt ise, ma usun sedasi, et häbenemise, noh, meie tajume tegelikult ära ise, kas me oleme häbenenud või ei ole häbenud, kas me häbeneme oma issandat, kas me häbeneme tema sõna, kuidas nagu selle asjaga on. Ja sellepärast need on tõsised hoiatused, millega tegelikult tuleb arvestada ja me ei tohi kuidagi kergelt nendesse asjadesse suhtuda. Nii et nii ta on. Aga kogudusena peame meie orienteeruma, nagu ütlesin sedasi, selle püha vaimutuule järgi. Siin maailmas on igasugused, nagu Paulus Efesuse kirjas ütleb, et on õpetuse tuuled. On õpetuse tuuled ja õpetused tegelikult mõjutavad ka. Tunnistan sedasi, et mind on ka mõjutanud õpetuse tuuled. Mäletan sedasi, et kord olin 10 päeva olin Austrias, oli selline, pastoreid viidi, niisugused Nõukogude Liidu aladelt, ameeriklased tahtsid meile head teha, siit Eestist olid ka ja ütleme, sõitsime sinna, olime Viini lähedal 10 päeva, ilmutuse raamatut seletati 10 päeva, õnneks oli niimoodi, et naist kaasas ei olnud, et kui koju tulin tagasi, ma hakkasin uusi ilmutusi rääkima, ta ütles, kuule, missugune lahti on, mis jama sa praegusel hetkel räägid, tead siin. Aga sellest 10 päeva trambiti, meile võiks ütelda sellist, mingisugust mõtteviisi, kes nagu õpetas ja vaata, kui ikka räägitakse, siis lihtsalt, see pannakse nagu sedapidi ette, et see kuidagi nagu sobib. Ja kui seda niimoodi järjest sulle räägitakse ja siis tänu Jumalale raputasin natuke pead, sain sellest asjast lahti ja hakkasin jälle tegelikult nägema sedasi, nii nagu Jumala sõnas see kirjas on. Ja sellest ma ütlen sedasi, et mitte keegi meist ei ole tegelikult, kaitstud selle eest, et meid ei puudutaks tegelikult need mingisugused õpetuse tuuled ja asjad, mis on siin selles maailmas. Ja neid on üle käinud, meist on ka käinud, osad me oleme vaikselt kõrvale pannud. Praegusel hetkel me näeme, et kõik, mis võib-olla selle vabaduse tulles tulid, ma ei hakka neid praegusel hetkel nimetama, sest et ma usun, et kes on nendes probleemides olnud, siis me ise ma usun, et mõistame ja teame ka, kus me oleme siis oma muutused pidanud tegelikult üle elama. Ja nii ta on. Aga sellise näite, mis ma sain ja mille juurde ma praegusel hetkel tulen selle näite juurde, kui apostel Paulus on, see on Apostlite teod 27, on merereisil, on selle maailma olukordade keskel. Ja ütleme, et see on selline puhtfüüsiline olukord siin selles maailmas. Aga apostel Paulus, ta on vangina tegelikult seal Rooma teel, ta on vangistatud ja siis on need laevasõidud, mis siin 27. peatükk räägib, kus ta siis tegelikult sõitma peab. Ja nüüd on niimoodi, et kõige selle, ma teen need märkmed ka lahti, kus ma siin tema kohta siin ka kirjutasin. Ja sellepärast, kallid, meil on lihtsalt õppida, et kuidas tema käitus. Ta
annab vaikselt ühel hetkel märku ja siis see on 27:10. mehed, ma näen, et purjetamine muutub ohtlikuks ja võib suurt kahju tuua mitte ainult lastile ja laevale, vaid ka meie elule. Noh, ütleme, et ta ei sekkunud tegelikult ennem nende laevameeste tegemistesse, sest ta oli ju telgitegija ja mida tal siis on tegelikult õpetada nagu selle koha pealt, et kuidas siis käituma peab. aga tema lihtsalt, siis kui ta nägi sedasi, et asi läheb väga ohtlikuks, siis ta tegelikult julges oma suu lahti teha ja hakkas nagu sellest otseselt ka siis rääkima. aga no kuidas on? Kapten võttis enam siis tüürimehe nõu kuulda, kui seda, mida Paulus ütles, 11. salm räägib. ja et sadam oli talvitamiseks sobimatu, võttis enamik nõuks minna merele, kui võimalik, et jõuda talveks Foonikiasse, sellesse Kreeka sadamasse, mis on lahti Edelasse ja Loodesse. ja kui nõrk lõunatuul hakkas puhuma, siis tegelikult arvatigi, et et nüüd on tegelikult on paras aeg ja võib tegelikult hakata liikuma ja sõitma. ja nüüd on nii, et nad lähevad merele, aga varsti tegelikult tuleb tohutu tegelikult torm. ent üsna varsti söötis saare poolt alla marutuul, mida ütakse kirdemaruks. Kisub laeva kaasa ja ütleme, tohutu maru ja pikemaks ajaks tegelikult see juhtus. ja mis nüüd oli? Oli see, kuidas ütelda, oli see vaikne pühavõimu juhtimine, mis oli ja mida Paulus püüdis ka välja rääkida ja väga hea, et ta sellest välja rääkis, et ta ei vaikinud seda, et ta julges seda nagu ütelda. ja sest, et siis on niimoodi, et 20 salm räägib sellest, et kui nüüd mitu päeva ei paistnud päikest ega tähti ja kange raju võimutses, nii et lõppes meil viimaks igasugune lootus pääseda, siis on niimoodi, et vaata, kui igasugune lootus oli lõppenud, vaata, siis inimesed reageerivad teistmoodi. ja see on meiega täpselt samamoodi ka. vaata, kui ütleme, et kas või hambapalu on hästi suur, siis lähed arsti juurde, ütled, tee, mis tahad, tõmba välja või tee see asi ära, tead, eks, et lahenda see asi ära. Kui ihus on, ütleme, teatud sellised probleemid, lihtsalt ühe oma lähedase inimesega hiljuti koos olime, kes on ka oma haigusega võitlemas, ta ütleb, et ma olen ütelnud arstidele, et tehku, mis tahavad. aga teate, see oli hea võimalus, oli samamoodi, et me ütlesid, aga me teeme ka, mis tahame praegusel hetkel sinuga, et me palvetame sinu eest. et sellepärast, et vaata, aga selline inimene on, niimoodi on nagu, kuidas ütelda, vastuvõtlik, ta on avatud sellele. enam ta tegelikult, vaata, kui tal ei ole mitte mingisugust niisugust lootust, mille peale ta toetub, ja siis ta tegelikult annab ennast tegelikult sellesse olukorda. see on muideks Andrei Zapovalov viimane jutlus, mis ta pühapäeval rääkis. ütles, et ime tuleb siis, kui sa kõik muud lootused oled maha pannud, et Jumal jääb selleks ainukeseks. saad aru, Jumal on ainus. Iisrael, kuule seda, Jumal on ainus. aga kui see Jumal sul ei ole ainus lahendus, siis Jumal sind veel ei aita. sest et sa võid ütelda küll, et Jumal, ma tahan sinu käest lahendust saada. aga kui ei saa, siis ma ütlesin mujalt ka veel, eks. ja aga põhimõtteliselt on see nii, et ütleme, et ja Jumal tunneb tegelikult ära selle ütleme, väga, väga selgelt nagu selle momendi, et mis siis on tegelikult on nagu meie eludes on. nii et nii ta on. ja nüüd on nii, et olukord on tegelikult igati väga raske, sellepärast, et ei tööta mitte mingisugune internet enam, ei ole mitte mingisugust navigatsiooni, võib-olla kajalood, võiks ütelda, kui võtame neid tänapäevaseid asju, kui ütleme, et oled sellises olukorras, et lihtsalt võib-olla mere sügavust saad veel mõõta ja eks nad ka kuidagi seal mõõtsid, ütleme, kui nad seal laevareisil olid, aga tähti ei näe, sellel ajal ei olnud ju mingisuguseid satelliite või raadiosidet või ütleme, see oli oluline, et sa pidid taevast nägema. ja nii nad pidid seal orienteerima. Aga nüüd kõik lootused olid lõppenud ja siis on nii, et Paulus tegelikult hakkab siis seda asja siis nagu lahendama, hakkab niimoodi lahendama neid asju, et siis ta tõuseb tegelikult ühel hetkel püsti. see on nüüd niimoodi, et see on nii tore lugeda, et kui kellelgi enam ei olnud mingit tahtmist isegi süüa, tõusis Paulus nende keskel püsti. ja see on nagu tore nagu mõelda sedasi, et tormis ja laeva peal, ma ei tea, kes on olnud natukese tormis, mina olen siin võib-olla Rootsi ja Soome vahet natukese tormi loksumist ka saanud, ikka kui loksub, on paha, ikka päris paha on püsti seista. et pigem on need istu, aga Paulus tõusis püsti ja mehed oleksid pidanud kuulama minu sõna ja jätma Kreetalt merele minemata, siis oleksime vältinud seda hädaohtu ja kahju. ja siis tal on väga selged jutud, ütleb, nüüd on niisugune lugu. ma manitsen teid olema julged, 22 salm, et sest ükski hing teie seast ei hukku, vaid hukkub laev. vaata, kui julge jutt tegelikult, sellepärast et kõik on ju veel lahtine,
oled ju merel nagu selles olukorras, aga selle jutu ta oli saanud tegelikult Jumala käest. täna öösel seisib minu juures selle Jumala ingel, kelle päralt ma olen ja keda ma teenin. See ütles, et ära karda, sa pead jõudma keisri ette. vaata, Jumal on sulle kinkinud kõik su kaasreisijad. ja sellepärast, kallid, see on nii, et vaata, kui me loeme Apostel Pauluse kirju, sa võid üsna julge tegelikult olla nagu neid kirju lugedes. kui me oleme temaga, siis me jõuame Jumala juurde välja. ma ei mõtle seda Rooma keisri juurde jõudmist, vaid täna, kui ma seda nagu lugesin, siis ma nagu nägin sedasi, et vaata, kui me nendest ilmutustest ja sõnadest kinni võtame, mida näiteks Paulus on meile jätnud, ütleme, Uude Testamenti, siis need on nagu selleks garantiiks, et need aitavad tegelikult meid, et me jõuame Jumala juurde välja. See on pääsemise võimalus. Ta ütleb seda, see laev hävib. No kallid, see maailm hävib. See on täiesti selge. Ja noh, ütleme, et ma hakkasin sellest loodushoiust pihta siin ja Jumal sõna ütleb, et see kord kõik hävib, keeratakse kokku nagu riie, visatakse minema. Noh, et mida enam tegelikult nagu vaja ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma teen uue taeva ja maa ja sellepärast on nii. Aga ei, mina ei ole mingi maailma lõpu kuulutaja, sellepärast neid maailma lõpu kuulutajaid jätkub küll. Ma räägin ikkagi sedasi, et sellel maailmal on veel väga suur tulevik, kus Kristus valitseb siin 1000 aastat. Ja sellepärast on see nii, et see maailma lõpu jutt, see on selline, noh, see ei ole piibli jutt. See on üks teine jutt tegelikult, millega võib-olla nagu inimesi ehmatada. Kallid, seda juttu tegelikult vaja ei ole. Aga üleüldises mõttes, nagu Peetruski kirjutab sedasi, et kõik algained sulavad ja enam ei leita mitte midagi neid tehtud tööd, mis siin selles maailmas on. Aga see on siis, kui seda enam mitte kellegile vaja ei ole, sest et kui tuleb sellele asjale tegelikult see ots kätte. Aga näed, nii on. No siis seal, mis seal laeva peal veel juhtub? Juhtub sedasi, et sõdurid ühel hetkel mõtlevad, et nendel on päästepaat ja et põgeneksime ise ära. Ja tahtsid teeselda seal sedasi, et noh, viskame ankrut sisse ja läheme päästepaati ja siis laseme jalga selle hukkuva laeva pealt. Aga Paulus ütleb, et ei, kui te lähete selle päästepaatiga, siis te ei pääse, te peate jääma laeva ja siis ta ütleb väga olulisi asju. Ütleb, et söök on tähtis pääsemiseks. Võtab leiba ja hakkab sööma. Kallid, täna ütle sedasi samamoodi, et me vajame tegelikult Jumala sõna. Me vajame seda sõna, mis lähtub Jumala suust. See on pääsemiseks vajalik, teisiti ei pääse. Ja sellepärast on see niimoodi, et ütleme, et me lihtsalt nagu mõtleme sedasi, et noh, et Jeesus on päästja ja et kes issanda nime appi hüüab, et see päästetakse. Aga kallid, see söök on ka samamoodi tähtis. Sellepärast, et vaata, muidu me võime ära eksida, muidu meid eksitatakse. Sellepärast, et see on niivõrd oluline tegelikult, et tunda. Vaata, kui saatan on kiusamas Jeesust. Ta läheb vastu, kirjutatud on. Ja see on niisugune, ütleme, 30-aastane mees oma elus väitleb kuradiga. Ja ta väitleb sedasi sellega, mis on kirjutatud. Ütleme see, ja ta ütles, kurat ütles omad ütlemised ja Jeesus ütles omad ütlemised. Me näeme sedasi, et vaata, Eeval ei olnud seda kirjutatud sõna. Eeva ei saanud ütelda, et kirjutatud on, eks. No saatan tuli rääkima, kas Jumal on öelnud. No läkski see kahtlus ta südamesse ja sellepärast on see nii, et sellepärast on see nii, et vaata, kui me ei tunne Jumala sõna, siis on tegelikult on see oht, et meid eksitatakse ära. Ja sellepärast me ei oska nagu seisukohta võtta. Ja sellepärast, ja siis me oleme ilma soolata ja siis me oleme teiste tallata ja siis me oleme ilma valguseta ja mõjuta siin selles maailmas tegelikult, kui me tegelikult sõna ei tunne. Ja sellepärast on see niivõrd oluline ja tähtis, et seda sõna on vaja, tegelikult on täitsa süüa vaja. No nii, kui söödi seda sõna, läks meel paremaks. Ja sest, et vaata, siis oli nii, et kõikide meel muutus paremaks. Ja siis nad seal kergendavad veel laeva, noh, asi ongi nii, et laev ju lõpuks laguneb. No siis on veel üks niisugune situatsioon on, et seal sõdurid tahavad alguses, et kuule, et igaks juhuks tapame need vangid ära. Teate, mille pärast nad tahtsid vange tappa? Nad vastutasid, et vangid ei tohi põgenema pääseda. Ja noh, siis saavad ütelda, me tapsime ära, keegi põgenema ei saanud. Et noh, et pealik jälle tahtis Paulust hoida, elupanud tappa, sekkus vahele. Ja pealik andis hoopis käsu, et kuule, nüüd laev laguneb juba nii ära, et kes oskab ujuda. Juba oli see saar oli lähedal, et ujuge sinna saare peale. Ja kes ei oska ujuda, siis lähete nende laevajuppidega ja no tegelikult kõik jõudsid sinna saare peale, nii nagu seda lugu me teame, eks. Ja sellepärast, ja kallis, see on reaalne olukord, mis oli siin selles maailmas, ütleme, täitsa füüsiline reaalne torm, aga väga tähtis oli pühavaimu juhtimine, mis selles olukorras oli. Ja sellepärast on see niimoodi, tulevad keerulised olukorrad, mis on tähtis,
on väga tähtis, et meil oleks kontakt issandaga, et kas mobiilid töötavad, kas elektrit on, kas ütleme, kas uudiseid kuuleme, kas raadiod töötavad, see on kõik teisejärguline asi, võiks ütelda, aga väga tähtis on tegelikult selle koha pealt, et meil oleks siis see juhtimine, mis meil tegelikult tuleb issanda käest. ja sellepärast aidaku meid lihtsalt Jumal praegusel hetkel, et me ka täna näed, kui me seda räägime, et me selle maailma keskel ei oleks niivõrd mõjutatud tegelikult sellest, mida see maailm räägib. No praegu muidugi ääretult palju on valesid uudiseid. Ütleme, et neid tehakse spetsiaalselt, ütleme, et praegu ka, et kui Venemaa ja Ameerika president tahavad kohtuda, siis selle ümber tehakse nii palju, et kas kohtuvad või ei kohtu ja mina ei ole viitsinud jälgida, kas nad kohtuvad ja ei kohtu, eks me pärast näe, mis nad teevad, eks. Aga ütleme, et paisatakse, ütleme, pealkirju ja värke tehakse ja sellepärast on see niimoodi, et ja siis on, kõige tähtsam on sedasi, et kuule, jääda rahulikuks, Jumal tead, sinu tahtmine sündigu. Kui on vaja kohtuvad, kui ei ole vaja, ei kohtu, tead, juhi sina, Jumal, neid asju ja meie ei pea tegelikult kuidas ütelda, selle olukorra juures lihtsalt olema sellises mõttes hädas. Lihtsalt peame tegelikult usaldama Jumala vaimu juhtimist. Me ei ole tegelikult need maailmalikud usklikud siis, kui me tegelikult usaldame Jumala vaimu. Ja sellepärast ja olgu, ütleme, kirikud ja kirikute juhid ei julge seisukohtasid võtta, kirikute nõukogud ei julge seisukohtasid võtta. Me näeme sedasi, et lihtsalt ollakse sellises olukorras ja isegi ma usun sedasi, et need, kes on ausad Jumalas, nad isegi tõde oma südames teavad, aga alati ei julge seda lihtsalt välja ütelda. Paraku see lihtsalt niimoodi on. Aga meie, kes me oleme Jumala lapsed, me peame isiklikult tegelikult tegema selle otsuse, et kuidas me siis tegelikult käitume. Ja sellepärast, kallid, üks uuesti sündinud Jumala laps siin selles maailmas on tegelikult väga, väga võimas asi, nii nagu Paulus oli. Ta oli uus loodu Kristuses ja ta oli selle vastuolude keskel, mis olid selles maailmas. Me näeme sedasi, et ta ei olnud ülbelt, ta antis nõu ja isegi kui ta pärast, ütleme seal, ütleb, et kuule, oleksite pidanud kuulama mu sõna, ega seegi ei olnud kuidagi halvasti öeldud. Ta juhendas, julgustas ja kiitus Jumalale selle eest. Nii et siit on veel tegelikult väga, väga õppida. No nii et ma ei tea, me oleme siin selles koguduses, minul on võib-olla raske isegi hinnata, sest et jagan ise neid sõnumeid ja teemasid, mis siin on, aga ma usun sedasi, et väga oluline ja tähtis on see, et me tegelikult jälgiksime sedasi, et mille ümber tegelikult see teema käib, et kuhu poole meid tegelikult lükatakse. Ja sellepärast ma usun sedasi, ja kui me siis vahest Jumala käest küsime, siis me saame tegelikult väga, väga selgelt ka vastuseid selle koha pealt, et kuidas on. Ja sellepärast me peame saama Jumala poja sarnaseks, mitte selle maailma sarnaseks. Ütleme, Rooma 8. on see, Jumala lapsi juhib tegelikult, Jumala poegasid juhib Jumala vaim. Kõik, kes on siis need Jumala pojad, neid juhib Jumala vaim. Meil on Jumala lasteks see kirjutatud, aga ma teen korraks Rooma 8. peatüki ka lahti. Ja kui täna need mitmed Rooma kirja kohad, Rooma 8 ja 8-9 loen kõigepealt on ka. Kes elavad oma loomuse jälgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Ja sellepärast on see niimoodi, et see on armas ütleme, et meil see talupoja mõistus ütleb. Aga kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda tegelikult meeldida Jumalale. Ja sellepärast on see nii, et ei ole nii lihtne selliseid lauseid tegelikult ka enda kohta üldse ütelda. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole ka Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ja sellepärast, kallid, meie oleme vaimu juhitud, see 14 salm. Kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed või Jumala pojad siis, nagu see on öeldud. Ja salmid ma võtan veel siit siis 19 salmi ka võtan sedasi veel, sest kogu loodu ootab pikki silmi Jumalale siis laste poegade just ilmsiks saamist või vaid isegi siin tuleb ütelda neid ilmutusi, neid teadmisi, mida tegelikult antakse. Ja sellepärast on see loodu on tegelikult ootamas seda, mis Jumala rahva, mis koguduse kaudu tegelikult ka siin selles maailmas siis saab välja räägitud ja öeldud. Nii ta on. Ja sellepärast, osad on targad, osad on rumalad, nagu Jeesus räägib. Ja see on koguduse kohta räägitud. Et nagu, et pooled on rumalad ja pooled ei ole rumalad. Hiiumaal oli üks mees, kes solvas linnavalitsust, ütles, et linnavalitsusele, et pooled on lollid. Ja anti kohtu alla sellepärast, et solvas linnavalitust. Läks kohtu alla ja siis ütles, et aulik kohus.
pooled ei ole lollid. tead, ja vabandas asja ära, võttis selle tagasi, et võtan tagasi, et pooled ei ole lollid. ja aga ma ütlen, et Jeesus ei võta tagasi. ta ütleb, et 5 on tarka ja 5 on rumalat. noh, ja kas siis solvas meid või ei solvanud? Jeesus ütleb sedasi, et nii ta on, aga kallis, kes meist siis tahab tegelikult olla siis see rumal või tark, tead, eks. ja sellepärast ei kallid, ja vaata, kes me oleme selle maailma silmis ja isegi kaasõdede ja vendade silmis, vahest nagu need rumalad, tegelikult me oleme targad. sellepärast, et Jumal on valinud tegelikult need rumalad, et tarkadele teha häbi. ja sellepärast on see nii, et need asjad on tagurpidi. ja need alguses siis, kes noh, ütleme, tunduvad siis targad, tegelikult nad on lõpuks rumalad, sest nad ei ole ennast varustanud ja siis, kui issand tuleb, siis nad on hädas tegelikult, nad ei ole valmis. ja sellepärast nii see on. ja nii, et ka see puudutab tegelikult, väga otseselt puudutab ka just sellist jumala rahva olukorda. ja millises voolus me siis tegelikult kaasa jookseme, me võime olla selles maailma ulaeluvoolus, nagu Peetrus kirjutab 1. Peetruse 4:4, noh, mis kannab lihtsalt kaasa. aga vaata, Ezekieli raamatus on vaata see huvitavalt räägitud, et templist läheb välja üks niisugune pisikene ojakene, mis läheb. voolab seal ida suunas või kus seal on öeldud, eks, see läheb sedasi ja hästi madalakene on. aga kui ta mida kaugemale läheb, seda suuremaks läheb. ja kallid, kui me jõuame kord sinna uuele taevale maale, siis on meid tegelikult palju. aga täna, näed, jumala sõna ütleb sedasi, et ära karda see väike karjukene. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, me lihtsalt peame nagu sellega leppima, meile meeldiks tegelikult, et noh, asjad oleksid suured, et siis on ikkagi tegelikult nagu ägedam olla. aga see suur tuleb veel, kus ei ole võimalik neid rahvahulkasid loendada. ja siin praegusel hetkel paratamatult me peame olema nagu ka nendes proovides, kus asi on väikene. Jeesuse ümber käivad ka suured hulgad, käivad ringi. aga me näeme sedasi, et Jeesuse 3,5-aastase tegevusega kahaneb. no siis, kui kogudus sünnib, me näeme järjest nagu koguduse kasvu, eks. aga mis siis juhtub? siis juhtub sedasi, et kogudus pillutatakse laiali. ja vaata, ja see on niisugune, nagu me näeme sedasi, et nagu Jumal ei lubagi vahest nagu sellel asjal nõnda nagu suureks minna, et me jääksime tegelikult siin selles maailmas ikkagi nagu noh, sellesse nagu õigesse positsiooni, sellepärast et see on niimoodi, et see, mis on selle maailma silmis suur, no tegelikult see osutub ju tegelikult Jumala riigi jaoks nagu valeks asjaks. ja sellepärast on niimoodi, et vaata, kui on koguduses selline, kuidas ütleme, niisugune äratuse hetk või kui midagi sünnib, siis jooksevad kokku, ma julgen ütelda, tühised inimesed. paljud tühised inimesed tulevad lihtsalt sellepärast, et kuule, siin on põnev. ja kõik. ja läheb natukene aega mööda, kui seda enam ei ole, siis tegelikult sõelutatakse välja need tühised kõik välja, kõik aganad lendavad välja, kelles kaalu ei ole, sellepärast, et jumal ei plaanigi niimoodi, noh, lõbustada lihtsalt inimesi. ja siis on öeldud, kes otsani lihtsalt vastu peab. lihtsalt on, need inimesed jäävad tegelikult püsima ja me oleme järjest tegelikult selles proovides. Jeesus kuulutab, noh, räägib selle tähendussõna, küll läheb välja, kuulutab sõna. no muist kukub, noh, sinna ohakate sekka ja ongi jälle proovides selle maailma mured ja igasugused tagakiusud ja asjad, need panevad sõna proovile, et kes siis tegelikult jääb vilja kandma. ja sellepärast nii see on. Tagakiusu keskel, noh, praegusel hetkel on niimoodi, et noh, näiteks, et noh, ütleme, et kui on tagakius, no kus on siis lihtsam olla? lihtsam on olla tagakiusaja, nii nagu apostel Paulus oli. ta kiusas kristlasi taga, ülempresti kirjad kaasas ja läheb ja seob neid kinni ja veab vangi ja ta oli igavene tehtud mees. Kui ta selle asja ära lõpetas, osutus ise, keda taga kiusati. aga mis siis on parem? kas valida, et lähed koonduslaagri valvuriks, et ise sind sinna ahju visataks? vale valik, sest et see koonduslaagri aeg saab ruttu mööda. Need ei kesta igavesti, need tagakiusu hetked ei kesta igavesti ja sellepärast on niimoodi, et need asjad tuleb täitsa üle elada. Ja kõik need, kuidas ütelda, need igasugused juuda pakkumised, mis siin praegusel hetkel toimuvad, me eriti see selline kallis Eesti rahvas, ärge kunagi reeturiteks saage. Ma mõtlen sedasi, et praegusel hetkel ärme reedame oma rahvast, meil peab olema lihtsalt nagu praegusel hetkel tarkust, kuidas käituda ja siin. Sellepärast, et praegu, kui vaatad sedasi, et no võtad seda Venemaa ja Ukraina sõda,
mõlemal pool on reetureid, ühed reedavad ühte maad, teised reedavad teist maad, jätkub. Küll raha eest saab kõike leida neid, kes on tegelikult valmis kurja tegema. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ei tohi tegelikult minna, sest see aeg saab ühel hetkel saab mööda. Ja mida sa siis ütled, kui see aeg on tegelikult möödas. Ja sellepärast, ja see hetkeline lahendus, mis sulle võib-olla nagu pakub nagu teatud võimalust, siis põhimõtteliselt on see niimoodi, et vaata seda ustavust, mida sa oled kaotanud, seda sa kuidagi enam nagu tagasi ei teeni. Ja sellepärast on see, ütleme, see on niivõrd oluline ja tähtis, et me elaksime üle need proovid, mis on, otsani vastu pidada. Nii et, ja see on täiesti kindel, et Jumala vaim meid valedesse olukordadesse tegelikult ei lükka. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime lihtsalt õppida. Nüüd on see selline, et ühe näite võtan veel täna, võtan kuningas Sauli. Lugesin täna tema lugusid ka üle. Kuningas Saul on esimene siis Iisraeli kuningas, keda rahvas nõuab ja saab ja kellega tegelikult Jumal ametisse paneb. Ja nüüd on niimoodi, et nagu seal on niimoodi, et Sauli elus on nagu 2 perioodi. Esimene periood on see, kus ta peal on püha vaim. Ja teate, et ta peal on püha vaim ja ta eksib. Ja kallid, ka meie peal on püha vaim ja ka me võime eksida. Lihtsalt on õppida nagu selle koha pealt. Sest et ta sai vaimu täis. Ütleme, see kaasnes tegelikult selle kuninga ametiga ja ta oli täiesti, kuidas ütelda, vaimust juhitud ja ta tegi oma esimesed võitlused ja asjad ära, aga seal on niimoodi, et esimese Samueli juba 13. peatükis, kus on selle esimene selline eksimine, kus ta tegelikult eksib, on see, kui ta on vilistidega võitlemas ja Samuel ei tule õigel ajal, et hakkab ise ohverdama, mida ta tegelikult teha ei oleks tohtinud. Ja nüüd on niimoodi, kui ta on selle ära teinud ja Samuel tuleb pärast seda kohe kohale, siis on see niimoodi, et Samuel ütleb, et samamoodi, et sa eksisid praegusel hetkel, et kui sa ei oleks seda teinud, siis su kuningriik oleks sulle jäänud, oleks kinnitatud, aga nüüd võetakse see sinu käest ära. Seal esimese Samueli 15 tuleb see teine lugu, kui Samuel ütleb talle, et nüüd sa pead minema Amalekkidega sõtta ja hävitama need kõik nad ära ja kõik loomad ja kõik. Ta kuningat ei hävita ja võtab paremat karja ja ütleme, käitub nagu selliselt. Ja see oli veel see periood, kus Sauli pealt püha vaimu ei olnud ära võetud. Aga me näeme sedasi, et kui tõrjutud oli, tegelikult oli püha vaim. Et Samuel pidi olema talle see rääkijaks ka veel, isegi silmade avajaks, sellepärast, et aga ta eksib nagu need 2 korda. Vastupanu, otse kui nõiduse patt. Need nii tuttavad kohad, see 15.30 selle, kus on räägitud sellest ja siis on niimoodi, et ja siis millest ta muret tundis? Et ma inimeste ees hästi välja näeksin. Et Samuel, tule tagasi, rebib nii, et teisel riidid puruks. Lähme palvetame veel koos, seisa mu kõrval, et teised ikka vaataksid, et kui ma olen ausamba ka endale juba pannud siin ja mälestus samas püsti ja palvetame, et ikkagi ma ilus välja näeks. Ja käitub mees selliselt. Pärast seda juhtub see, kui Samuel läkitatakse sinna Issai kotta, kui Taavet saab võitmise, siis lahkub püha vaim Sauli pealt. Teate, mis siis juhtub? Siis juhtub see, et seal on öeldud, et see kuri vaim, ja isegi Jumalalt on öeldud, tuleb ja kohutab teda. Siis on vaja kandlemängu selleks, et kuidagi teda siis nendel hetkedel, kus ta on sellises olukorras, et teda kuidagi rahustada. Siis ta on niimoodi, et vilistid tulevad, ta kardab tegelikult vilista seal, kui Koljat eriti just on. Ütleme, Taavet tuleb ja võidab selle ära, eks, selle Koljati ja lahendab selle olukorra nende jaoks ära. Ta kiusab taga tegelikult Taavetit siis, kui see on hästi selline edukas. Teate, mida Sauli käest on nagu õppida, vaata, kui on ilma püha vaimuta kuningas, ta on hästi heitlik. Ta on hästi heitlik. Ta isegi nutab ja vahepeal on niimoodi, muudab meelt, et Taavet, sa oled nii hea, sa oled must parem ja tead ja kõike kiidab ja kui seal Taavet tal selle 6 saba ära lõikab ja tead, need jutud käivad sedasi. Järgmine hetk on jälle, tead, et ahame taga, tapame ära, tead. Ja sellepärast, kallid, siit on tegelikult õppida. Et vaata, kas on püha vaim? Kas püha vaim on niimoodi heitlik? Ei ole. Absoluutselt ei ole niimoodi heitlik. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, nagu Jakobuse kirjas on öeldud, et kes on kaksipidise meelega mees, et ärgu arvaku, ta midagi saab. Kallid, püha vaim ei ole sellise kaksipidise meelega. Ja sellepärast on niimoodi, et me laulsime siin, et usu läbi. Siis peab püsima tegelikult selles usus. Siis ei ole nagu selles, nagu mingisuguseid nagu selliseid muutusid, ega neid äkilisi edasi-tagasi käike. Aga praegusel hetkel me näeme sedasi. Me näeme nende kuningate eludes, kellel on niimoodi, et ühel päeval ütleb ühte, teisel päeval ütleb teist. Teisel on juba harjunud selle
sellega, et noh, niimoodi käibki, tead, et ega seal on niimoodi, et täna ütleb ja homme võib-olla võtab kõik tagasi. ja see on poliitikute tegelikult noh, selline asi, et mees annab sõna ja mees võtab sõna. no võtab tagasi selle sõna, tead, ja no ütleme, et seal on niisugused, need lähevad niisuguseks naljadeks, võiks ütelda, need lähevad. aga tegelikult see ei ole tegelikult nali. ja nii ta on. nii et, ja ta kardab Taavetit sellepärast, et issand oli temaga ja nii, et need on sellised. ta soovib tegelikult salakavalt Taaveti hukkumist. tal on 2 tütart, Meerabi pakub alguses, no tead, annab oma tingimustega, tahad. et võib-olla hukkub Taavet nende tingimustega, eks, et peab seal neid viliste lööma ja pärast oli Miikael ja Miikal ja et noh, et mõlemat nagu pakub. ja põhimõtteliselt me näeme sedasi, et vaata, selline on ilma Jumala vaimuta tegelikult elu, kui olla. ja sellepärast on see nii, et ja kogudus võib olla sedasi, et on ilma Jumala vaimuta tegelikult siin selles maailmas tegutsemas. ja mis siis lõpp oli? lõpp oli, et nõianaise juures ja siis lõpuks oli hukkumine. Mis hukkumine? Lõpuks oli tegelikult oli enesetapp. Vaata, reeturite värk, nagu Juudas või Saul või väga tegelikult on nagu, noh, ütleme, et väga kole ja kurb on tegelikult nagu lugeda, et sellised asjad. Nüüd mõned sellised mõtted veel, koguduse issanda kirjad, mis on seal ilmutuse raamatus, ma ei hakka neid lahtigi tegema, mul on märkmed siin ees ja praegu lihtsalt jutustan teile need asjad ka. Ma vaatasin just selle pilguga, et mida nagu sellist maailmalikku võis olla koguduses, mille noh, ütleme, et see oli 1. sajand, kui need kirjad kirjutatakse, et millised nagu need teemad, asjad olid nendele erinevate kogudustele. olid need valeõpetused, noh, ütleme, me täna ei hakka valeõpetustega tegelema, üldiselt ma olen seda meelt, et me ei pea kõiki valeõpetusi tundma, ma ise ei ole eriti tahtnudki süveneda nendesse, sellepärast et parem on õiget õpetust tunda, siis tunned alati vale ära, parem tunne õiget raha, siis kui vale satub kätte, tunned ära, et ongi vale. ja sellepärast, et mitte, et me kõiki valesid asju puutume, see ei aita meid. Nikoliidid, valeõpetus, mis oli seal 1. sajandil, oli ka just levimas. ja seal oli ebajumalatele ohvrite toomine, ebajumala teenistus, noh, jumala kõrval ebajumalad ka, ja seksuaalne selline, noh, ütleme, vabadus, mida nad tegelikult rääkisid ja õpetasid. Siis oli, ütleme, Pileami õpetus ja siis olid, noh, ütleme, nii nagu nimetasin, Efesos 4:14, ka Paulus ütleb, need õpetuse tuuled võivad meid tegelikult kõigutada. Iisabel oli samamoodi, oli üks tegelikult õpetus. noh, me oleme omal ajal rääkinud sellest ja ma olen vaadanud sedasi, et me koguduse selle jutluste hulgast on just need Iisabeli jutlused. no need ei ole mitte mingisugused minu leiutised, pastor Andrei Šapovalovi jutlustest ma olen edasi nagu rääkinud seda 2 jutlust, mis ma Iisabeli teemal olen rääkinud, aga need on väga vajalikud, sest et vaata, no see on üks selline, noh, kes on püha kui püha ja sellepärast samamoodi on väga raske nagu temaga nagu võidelda selle tõttu, et ta lihtsalt on oma sellise pühaduse ja kavalusega on koguduse keskel ka väga püüdmas nagu tegutsemas. ja mis, noh, ütleme, need on niisugused põhilised hoiatused, mis sealt tulid, ütleme välja. Aga mis meid hoiab, on see, et kui me peame tegelikult issanda sõna, kui me, see on näiteks 3:3 ja 3:10, seal Philadelphia kogudusele on lõpuks see 3:10 on öeldud sedasi, et me hoiame seda vastupidavuse sõna. ja sellepärast, kallid, väga tähtis on see, et see on nõnda. Ja siis mõtlesin, tänane niisugune jutt, see võib tunduda nagu mingisugune religioosne hirmutus, et noh, et ega me maailmameelsed ei ole, et teeme krunnid pähe ja panen pühalt riide ja pikad seelikud selga ja teate, noh, et umbes, et noh, et inimesed on ju lahendanud seda elu niimoodi, et noh, selliselt, et noh, et erineme siis maailmast, et kui nemad on nii, siis me oleme täpselt teistmoodi. Kallid, Jeesus ei olnud hirmutamas siin selles maailmas meid, vaid ta oli tegelikult, oli meid hoiatamas, ta oli meid hoiatamas nende ohtude eest, mis on tegelikult reaalselt siin selles maailmas. Millest Jeesus hoiatab? Ta hoiatab eriti variseride, saduseride ja Herodese haputaigna eest. Need on õpetused, mis võivad tegelikult olla mõjumas. Ta hoiatab valeprohvetite eest, Jeesus hoiatab. Ja siis ütleme, ta hoiatab ahnuse eest. Ta hoiatab meid, noh, ütleme, jumala sõna Pauluse kirja kaudu, et hoiduge igasugusest kurjast, 1. Thessalonika 5:22, hoiatab lihaimude eest. Johannes hoiatab ebajumalate eest, hoiduge nendest. no ütleme, et mis seal apostlite tegude raamatus on öeldud, et mis on praegu, et hoiduge oraelust, hoiduge verest ja ebajumalatest.
noh, ja lämbunu, ütleme, lämbunu ja veri, no seal nagu mingit eriti vahet ei ole. aga noh, olen näinud seakasvatajaid küll, siga hakkab ära surema, veri jääb sisse, hädatappu tehakse. No küll on tahtmine seda liha kätte saada. Ei taha seebiks keeta. Tead, eks mina mäletan, mul vanemal siga läks untsu, pesime kaua aega, suur pajatäis oli seepi. Ja oligi see lapsepõlves, hulga oli seepi ja mitte mingisugust probleemi oli seepi ka vaja tegelikult, eks. Sest et rasvaks ja seebiks saad keeta. Aga vaata, kui kahju on tegelikult, sa näed, mul loom ja see liha ja see kõik praegusel hetkel, et vahet ei ole, tead. Aga vaata, kui sa nüüd tunneksid seda Jumala sõna, siis leiad sedasi, et see ei kõlba. Et tuleb hoiduda sellest, sest et Jumala jaoks see on oluline tähtis, et me ei sööks liha koos ta hingega. Ja sellepärast need on nii tegelikult, noh, ütleme, selged hoiatused tegelikult, mida Jumala sõna meile annab. Ja nüüd näed, olen selliseid erinevaid mõtteid täna praegusel hetkel sellel teemal rääkinud ja saate aru, et ei, mina oska teile kõike seda rääkida, aga täna öötunnil, kui ma olin issand ees, siis lihtsalt sain need asjad. Ja veel mõned niisugused mõtted lõpuks, mis ma siin vaatan, et ütlemata on veel. Et vaata, kõik need asjad, mis pole Jumala tehtud asjad, need lõpevad ära. Me peame tunnistama sedasi ka, et ka selle vabariigi ajal, mis meil praegu on olnud, kui palju rohkem oli tegelikult kogudusi vahepeal ja kui palju vähemaks on jäänud kogudusi. Kogudused tekkisid ja kogudused kadusid. Ja noh, ütleme, ja noh, see oli alati nagu mingisugune tore ja rõõm, kui kogudused tekkisid, aga tegelikult on niimoodi, et päris palju kogudusi on niimoodi, et on lihtsalt, mida noh, niimoodi vahest nagu tehti lihtsalt, ja teate, seda tegemist ei ole lõpetatud ka veel. Ikka kutsutakse üles, et tulge, et hakkame koguduse rajama. Kallid, issand on see, kes kogudust ehitab. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma mäletan ka omal ajal oli niimoodi, et õppisin seminaris, pandi paberitükid laua peal ja hakkasime kogudusi rajama seal. Tead, no muidugi mina ei läinud nagu sellele liimile, ma leidsin sedasi, et no see ei ole nagu see. Sellepärast, et vaata, kogudus tegelikult on see, kui Jumal oma vaimu välja valab. Me ei saa ühtegi ärkamist ja ma tunnistan sedasi, me ei ole mitte ühtegi inimest päästnud. Mitte ühtegi inimest ei ole mina päästnud. Ma ei ole mitte ühtegi inimest tervendanud. Kui mõni on päästmisele tulnud, siis issand on päästnud. Kui mõni on terveks saanud, siis issand on tervendanud. Ma ei ole mitte midagi ole teinud. Ma olen lihtsalt võinud vahest olla teatud asjade juures kaasas. Ja sellepärast nii see ongi, et nii ta on. Ja seal on nagu selline, et Apostlite 5. on ka niimoodi, et seal juba, kus seal on, et on vähemalt seal suur kohtus üks tark mees on sellel hetkel, ütleb sedasi, et no kui asi on Jumalast, siis ta jääb püsima. Aga kui asi Jumalast ei ole, siis ta vaibub tegelikult ära. See on see 5. peatüki, kus koha pealt on niimoodi 35 salm. Ta ütleb siis seal suurkohtu liikmetele, Iisraeli mehed, olge ettevaatlikud nende inimestega, mida te tahate teha. No seal on niimoodi, et Peetrus ja Johannes on, eks, seal kohtu all, eks. Aga Gamaliel tõuseb ülesse ja hakkab siis niimoodi rääkima, et olge ettevaatlikud selle asjaga. Ja ta räägib paari juhist, et hiljaaegu tõusis Teudas ja ütles kellegi midagi väga olevat ja siis, noh, ja üks teine variant on veel, kes seal oli. Aga kõik need ühesõnaga kadusid ja pillutati ja kõik pooldajad kadusid ära. Ja 38 ma ütlen, et jätke need inimesed rahule ja laske neil olla, sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja. Aga kui see on Jumalast, ei suuda seda teie hävitada, et teist ei saaks Jumala vastu sõdijad. Noh, õpetaja Mäevere, kes on praegusel hetkel nagu ametlikult juba vist lõpetanud oma selle. Mul on nii meeldinud sedasi. Istub rahulikult seal oma kiriku taga kambris, ütleb sedasi. Jumal kaitseb oma kogudust. Mitte mingisugust muret ei ole, et tema peaks seda sülle võtma sedasi. Jumal kaitseb oma kogudust. See on lihtsalt kogudus. Ja näed, ta seisabki, see kogudus. Seisab siin selle sennas, Jumal kaitseb seda kogudust. Ja sellepärast ja on erinevad ajad, kus võib ütelda sedasi ka kogudustes ongi sellised erinevad ajad, mis üle käivad. Vahest on rahvurohkemad. Ja sellepärast kallid ja tänu Jumalale, kes te täna olete siin. Meil on ka pilte sedasi, et ruum on sinna poole pikk ja et inimesed on ka seal. Me sellepärast jätsime lastetoa seinale, jätsime niimoodi, et elektrijuhtmed sisse ei pannud. Et kui seda Jumala pilti ja plaani teha, siis lähme koheselt läbi seina. Teeme selle pikemaks, sest et üks vend, kes oli Aasiast meil külas, istub meil kodus köögilauas, ütleb sedasi, ma näen seda kogudust, sinnapoole pikk ja sinnapoole pikk ja siis ma mõtlesin, Jumal, ma sinna juhtmeid ette ei pane, et kui ma pikaks lükata, lükkame kohe pikaks ja sinnapoole ka. Ja noh, et lähevad kõik need seinad sealt eest ära. Ja sellepärast, aga millal see on?
aga ma täna seda ei pea tegema. Sellepärast, et Jumal ise tegelikult kõike seda teeb ja teab. Ja sellepärast ka lihtsalt olgu see selline sõnum, et ärme häbenema oma issandat. Ärme häbeneda sõna, ärme oleme julged tegelikult oma seisukohtasid väljendama. Ja pange tähele, on teil meeles, kui Veiko rääkis, peame olema valmis vahistamisteks. Kas te niisuguseid sõnu kuulete? No, mida me loeme? Kas me issand vahistati? Vahistati. Kas apostleid vahistati? Vahistati. Kas ärkamisaegadel vahistati ja kas trahve maksti? Tehti seda. Täitsa seda tegelikult tehti. Ja sellepärast on, mina mäletan nõukogude ajal samamoodi sedasi, et oli seal Tapa koguduses oli üks vanavend Joone oli suure pika habemega, tal oli tõotus habe tegelikult, et kui venelased välja lähevad, siis ta habeme maha, habemega läks hauda ja venelased välja ei läinud. Aga ta oli selle sõna ütelnud ja siis ega ta enam habet ajada saanud, tead, aga ta oli usumees ja sellepärast ja ta tegelikult seisis julgelt Jumala rahva eest. Oli ehvata, ütleme, ärkamisaeg, mis oli. Pastor Merilo käis järjest 50 rubla kaupa trahvi maksmas selle pärast, et need koosolekud toimusid. Aga see ei tähendab mitte kui midagi. Inimesed tervenesid, inimesed said päästetud. See on tegelikult koguduse elu. Ja sellepärast on see niimoodi, et me oleme harjunud sedasi, et meil on igavesti nii lähe ja hea. Aga vahest Jumal paneb nendes proovides samamoodi läbi minema, et vaadata, kuidas me siis tegelikult käitume. Ja sellepärast lihtsalt tänane sõna valmistab meid selleks. Amen. No nii, aga oleme usus palves veel ja lõpetame. Isa, me täname sind, et see tänane sõnum ei ole mitte hirmutamiseks, vaid et see on meie usu ehitamiseks. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et sa oled palvetamas meie eest, sa oled palvetanud, Jumal, me täname sind, et kõik need palved on kuuldud, need lähevad täide, sa hoiad meid siin selles maailmas. Ja isa, ma tänan sind, et siin selles maailmas on need, kes otsani vastu peavad, siin on need targad neitsid, kes õigel ajal varuvad. Isa, me täname sind, et on need Jumala lapsed, kes päev-päevalt muutuvad Jumal sinu poja näo sarnasemaks. On need Jumala lapsed, kes ei häbene issand sind ja su sõna ja kes on Jumal su vaimust juhitud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja tänu sulle, et kõik need katsumused ja asjad, mis iganes läbi aegade on üle käinud ja mis iganes saavad veel tulema, teenivad ühte seda head eesmärki, mis panevad me usuproovile, et meie usk võiks olla puhtam kui kuld. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et sa oled täna meid selle koha pealt innustanud ja isa, ma palun sedasi, et aita mind ja aita mu õdesid ja vendasid, kellega oleme siin ja kes seda sõnumit ka kuulevad. Aamen.